Tere, armas rahvas, ilusat emadepäeva kõigile. Ja täna siis pühapäevasel päeval, nagu näete, ma olen rannas hoopis ja mõtlesingi, et teen väikse video teile täna emadepäeva puhul, räägin natukene emadusest. Mina ise olen ka kahekordne ema, mul on tütar ja poeg, mõlemad juba suured ja lisaks sellele ka vanaema. Ka minu tütrel on 2 väikest last, nii et meie naisliin jätkub ja tervitan ka siin puhul oma ema, kes elab Rakveres ja on maailma parim ema mul. Aga mis on emadus üldse? Nagu see on minu meelest hoopiski selline, see kuulub küll naiselikkuse juurde olla ema ja sünnitada ka, eks ole, lapsi, kasvatada neid, anda neile armastust, anda hoolt. Ja eks kõik lapsed näitavadki seda, millist hoolt nad on saanud emalt just oma sellise tarkuse ja oma armastuse võimega. Sest kust kohast siis me õpime seda armastust, eks me õpimegi tegelikult oma ema käest, eriti varajases nooruses. Ja samas ma tahaksin rõhutada hoopis sellist asja, et tegelikult on, vaata, me oleme kõik ühes energiaruumis ja see tähendab seda, et meis on kõik olemas tegelikult, nii see meesenergia kui naisenergia, isa pool, ema pool, kõik on meis olemas ja tegelikult me ise kannamegi just nimelt nii emadust kui isadust sees. Isa õpetab, ema armastab. Mitte, et isad nüüd ei armastaks, armastavad ikka, aga rohkem ikkagi tuleb see hool ja armastus tuleb naisliini pidi, et siis ema poolt. Ja samas on nii, et me oleme terviklikud energiat siin maakera peal. Et tegelikult on meis kõigis olemas, ka meestes on olemas see emalik pool ja naiselik pool. Mis tähendabki seda, et kui me ei ole näiteks saanud oma südamega kontakti, siis ongi see, tekib selline künism ja külmus ja võib-olla naisi ei kohelda hästi meeste poolt. See tuleb sellest, et on ema hoolt ja armastust olnud vähe. Aga kuidas seda siis nagu asendada või kuidas me saaksime siis seda endas tekitada? Ja ongi see, et kui enda sisse vaadata, siis leiab ka mees üles enda seest selle emamäe. See tähendabki seda, et meis on ka meestes olemas emadus. Kuigi, loomulikult vähesel määral, aga ikkagi. See on nagu üks tervik, me oleme kõik üks tervik energiate koha peal. Kui me kõik otsime üles endas selle hoole, armastuse, selle pakkumise, tingimusteta armastuse, mida ema pakub meile, mida ema oma lapsele pakub, juba siis, kui laps on ema üsas, siis me tegelikult saamegi oma enda ürgemadust iseenda sisemise lapse puhul rakendada ja seda oma sisemist last hoida. Et see tuleb lihtsalt endas üles leida, kui
kui on olemas ka sellised väga nagu juba ongi tekkinud nagu selline mingisugune külgmise efekt või no ütleme nii, et ei tunta endast seda armastust, siis võib-olla läbi meditatsioonide, läbi siis selle, et ennast vahetevahel hellitada, lohutada, kui on kurb olla, iseendale pakkuda nagu seda emadust, seda ema hoolt, ema armastust. See on täiesti võimalik. Täpselt nagu on võimalik lapsel hakata mingis vanuses ennast ise kasvatama, et ei peagi vanemad nagu kogu aeg kasvatama, vaid laps ise kasvatab ka ennast ju. Näiteks ma võin tuua sellise näite enda varasemast noorusest, kui ma olin kuskil selline varateismeline ja mul oli lapsepõlves kuidagi, ma vajasin ilmselt seda tähelepanu rohkem või miskit oli nagu sellist, et mis mind tõukas, ma olin nagu mingisuguses puudusteadvuses, et võib-olla siis kas siis tähelepanu puuduses või ma ei tundnud ennast piisavalt, et ma tähelepanu otsisin siis hoopis aseainetest, näiteks, et mul oli vaja seda raha, et endale näiteks mingisugust pommi minna ostma ja meil sel ajal muidugi pidevalt neid komme niimoodi ei jagatud, tänapäeval on lastel rohkem kättesaadav kõik. Ja siis oligi selline asi, et ma tippusin nagu lapsepõlves oma isa rahakoti kallale minema. Võtsin sealt ikka väikseid kupüüre ja läksin, otsin kommi ja pärast muidugi jäi vahele. Ja eks siis see oligi, et ema hirmutas mind sel momendil, muidugi sel ajal olid miilitsad, tänapäeval on politsei, hirmutas mind miilitsaga, et miilits viib mu vangi. Ja see oli väga piinlik alati, väga piinlik lugu. Et ema mul kartiski täpselt seda, et minust võib äkki mingi pätt tulla. Ma niimoodi näppan sealt isa rahakotist kogu aeg raha. Ja ühel hetkel siis, kui ma olin juba siis selline varateismeline, ütleme, ma ei tea, kas ma olin siis vist 16, see ei olegi väga vara, aga no ütleme niimoodi 16-aastased, ma järsku vaatasin endale otsa ja mul hakkas nagu häbi sellest oma käitumisest. Ja sellest hetkest algas nagu minu enda enesekasvatus. Ma hakkasin päevikut pidama, kuhu ma märkisin täpselt ära, mida ma endalt ootan, et minust saaks selline aus ja täisväärtuslik inimene. Ja hakkasid endas ka tahtejõudu niimoodi kasvatama. See oligi nagu selline, seda emadust ma hakkasin nagu ja ka võib-olla isadust mingil määral, aga just nimelt seda kasvatuspoolt, seda armastust hakkasin ma iseendast otsima. Ehk siis ma hakkasin otsima nagu seda, muidugi selles vanuses keegi ei ole väga teadlik, aga millegipärast mul tekkis nagu selline sisemine tung või vajadus hakata ennast ise kasvatama nii, nagu mina õigeks pean. Ja ma otsustasin, et ma hakkan ausalt käituma, et enam ma sedasi teed, ma isa rahakotist võtan ja hakkan ka ausalt rääkima, sest tegelikult mul oli ikka väga suur selline valetamise komme juures, et see oli tegelikult täiesti selline nagu patoloogia juba. Ja oligi nii, et ma ise pidasin siis 16-aastaselt hakkasin kirjutama ja kirjutasin päevikut ja pidasin päevikut, kirjutasin päevikusse, mismoodi minu päev möödub.
ja mida ma siis tegin õigesti ja mida ma tegin valesti. Ja nii see enesekasvatus tegelikult algas ja see on ju kõikidel inimestel. Ma olen vaadanud oma poega näiteks ka, kes ennast täiesti nagu mingis vanuses ma nagu teda enam väga ei kasvatanudki, et ta ise hakkas sellega enesekasvatusega tegelema, suunas ennast ise trenni ja ütles, mis tal endal on nagu täpselt vaja. Ja nii ongi, eks muidugi täiskasvanud inimesed peavad oma lapsi ise ka suunama, aga vaata, kui laps on teismeline ja sinnamaani on mingid asjad valesti olnud, siis laps hakkab ise ennast juba alateadlikult kasvatama. See tähendab seda, mis kõigis on olemas see ema ja isa sees nagu juba ürgselt on olemas. Ja nii me siis mingis vanuses ju täiskasvanuna me olemegi tegelikult juba oma pead, eks ole. Aga siis on mõnikord ikkagi vaja, kes sellele varbale peale puhub, kui me ikkagi haiget saame ja kui juhtub ikkagi seda, et meie hing saab haiget. Mida siis teha? Kas me saame minna siis oma ema-isa juurde ja kaebama, et nüüd on nii? Ega tegelikult ei saa ju, me seda ei tee ja võib-olla kui siis väga harva, kui on väga sellist head sidet vanematega, et kurta kõiki asju, aga enamasti me peame nagu ise endale tegelikult olema need toed, see tugi ja abi. Sõpradele me ka ei lähe kõike kurtma, eks ju, küsitakse küll, et kuidas sul läheb, aga tegelikult ei oodata isegi vastust lõpuni, juba eeldatakse, et sul läheb hästi, aga võib-olla alati ei lähe hästi. Kellele sa siis nagu räägid? Ja see sisemine laps jääbki, sellisel juhul jääbki nagu kuidagi tähele panemata. Et siis ongi see, et kust me seda abi ja nõu siis saame ja kelle poole me pöördume, kui meil ongi seda päriselt nagu vaja sisemiselt. Eks ikka oma sisemise ema käest ja lähme ja küsime seda sisemise ema käest. Ja see ema siis puhubki meie varbale peale, räägibki meile õigeid sõnu ja nii me jätkame edasi. See ongi see, mida me endas peame üles leidma, nii mehed kui naised. Siin ei ole vahet, mis sugu me oleme. Ka meestel on olemas see sisemine ema, ürgema. Sa pöördud sinna sissepoole, sa leiad selle ürgema üles. Ja kus see peale hakkab see ürgemadus. See tegelikult on pärit isegi mitmete elude kaupa. Meil on olnud tegelikult eludes ju palju neid emasid. Ja see praeguse päritolu ema, kes meie selles elus on olemas, on siis see meie viimane ema. Pluss siis veel mõjutavad ka meie emade emad, meie esivanemad. Ja sealt tulevad omamoodi veel sellised mõjud ja tegelikult need esiemade hinged meid ka jälgivad. Need ongi need kaitsehingid. Et tänasel päeval, emadepäeval, me peaksime tegelikult ka mõtisklema oma esiemade üle, kui palju nad on meile tegelikult meie energiasse andnud. Meie energia kannab tegelikult esiemade nii verd kui hinge. Ja lisaks sellele ka meie eelmiste elude emade hinged on siin sees, nende panus. Et lõpetan oma tänase väikse video sellega, et ma võtan siit praegu, kui selle video paika siin saan. Nii, ma võtan ühe kaardi tänase päeva puhul, emade päeva puhul, kõigile, kollektiivile, üks tarokaart ja üks Lenormandi kaart. Vaatame, mida
mida meile siis antakse kõrgemalt poolt juhatust, mida meile tahetakse öelda kõrgemalt poolt emadepäeva puhul, mida tahetakse meile öelda kõrgemalt poolt emadepäeva puhul, millist sõnum. Nii, tuli päiksekaart. Vaadake, kui ilus. Tähendab, meie emake, päike, tegelikult on see muidugi meesenergiat kandev, see päikesekaart on meesenergiat kandev kaart, aga meil on ka siiski selline nagu soojus, see päiksesoojus on meie enda sees. Ja see päiksesoojus ongi see, mis on emadel nagu üldiselt olemas juba. Ja kus see päiksesoojus tuleb? Eks ikka ürgisadel. Sellepärast, et ükski laps ei sünni siia ilma isa abita. Ja see ongi see, et meie emad ja meie isad on üks tervik. Ka meis endas ja ka meie elus, et ilma ei saa ei ükski ema ega ükski isa. Naised ja mehed on üks tervik. Ja nüüd ma võtan siit Lenormandist ka. Ahaa, väga head kaardid, 2 tükki lendas. Kalad ja puu. Ja mida see puu siin nüüd siis tähendab? See ongi see meie elupuu. Meie elupuu. Kõikide nende meie sees oleva algallikaga ja tšakratega. See on meie selline siis need on meie energia keskuse värvid. Hakkab peale punasest, oranžist, kollasest. Punane on juurtšakra, see on meie vanematega, esiemadega, meie juurtega ja emaga seotud. Päiksepõimik on samamoodi selliste nagu meie tegudega seotud ja ka ühenduses vanematega. See on siis kollane värv, oranž jäi vahele, see on sakraaltšakra, see on meie loomingulisus, meie eluenergia meie sees, seksuaalenergia. Ja selle seksuaalenergia abil me siia ilmaga ju sünnime, eks ole. Seda kõike on vaja tegelikult. Siis tuleb südame tšakra, roheline värv, mis on jällegi emadusega, tingimusteta armastusega seotud ja meie südamest see armastus ju tulebki, mis on ka emadel. Meie ema armastus on sellega sügavalt seotud. Edasi juba läheb kurgutšakra, mis on meie esivanemate ja meie enda välja ütlemata asjad. Meie eneseväljendus, enese kehtestamine, kõik selline asi. Lilla värv, see on kolmas silm. See on see, mida meie emad näevad seest poolt oma, kuidas nende lapsed on. Ja tegelikult vaata, emadusega ongi see asi, et ema tunnetab oma lapse kõiki asju, iga ema tunnetab tegelikult, isegi siis, kui laps on rinnal kasvamas, ta tunnetab seda ja sellega seoses on olemas ka selline asi nagu bioloogiline kell. Näiteks kui enne mu poja sündi mul oligi bioloogiline kell tiksus. Paljud naised, kellel on sügav side enda emadusega, ema sellise algallikaga, need tunnetavad kohe ära ka selle, millal on õige aeg last saada. Bioloogiline kell ongi see sama asi. Ja siis tuleb vaim, ehk siis kroontšakra on vaimuga seotud. Ja meie esivanematega, meie inglitega, kõigega, mis on vaimselt kõrgema minaga seotud. Nii, aga siin on kalad tulid ka välja juhuslikult.
aga mitte juhuslikult, see saadeti tegelikult kõrgemalt poolt. See on külluse kaart. Ja ema annab alati külluslikult oma lastele armastust. Armastus ongi seotud küllusega. Nii et hoidkem üksteist, andkem külluslikult armastust ja otsigem enda seest nii mehed kui naised üles just nimelt see ema armastus, see emalikkus, emadus ja olgem sidemes iseenda südamega. Ilusat emadepäeva kõigile!